pöörduses BSC Tandre Häkker ja Tandre Häkkeril siis siiski üks kaotus all ja selle kaotuse vormistas siis Pärnu meeskond ehk siis BSC Ükselpära Element Master läinud etapil mõnevõrra sellise ootamatusena, aga selle võrra näitab seda, et meistriliiga on sel aastal põnev ja kõik meeskonnad võimelised üksteisega mängima. Ja võib-olla siis ma ei mäleta need algviisikud ka. Ehk siis algviisik Auvere Venematil väravas Markus Lõpp, siis väljakul siis Kristjan Marmor, Marta Kruusalu, Taavi Tammo ja Ingemar Teever. Samal ajal kui siis BSC Tandre Häkkeri A-viisik väravas just praegu palju võtnud Roland Ring, siis Ruuben Roosnorm, Kevin Soovalust, Edwin Stüüp ja Ervin Stüüp. Ja nüüd saame öelda ka selle välja, et BSC Tandre Häkkeri mängiv treener ja ülemöödunud aasta Eesti rannajalgpalli meistriliiga parim mängija Aleksei Kalkin on tegemas siis Tandre Häkkeris oma debüüti. Number 5 on mängus. Ehk siis mees, keda Eesti rannajalgpalli meistriliiga on igatsenud mõnes mõttes. Viimati mängis siis Valiiskaari eest.
Outlaw, like I hit the Powerball. Once all eyes is on me, fading off like southpaw. Niggas love to count yours, hoping that your paper fall. Wishing death upon me, but I'm here forevermore. ja kui teil on keegi tuttav, kes ilmselt tahaks seda mängu vaadata, aga praegu siin kohapeal ei ole, siis soovitage neil siiralt Õhtulehe otseülekanne üles otsida.
selgelt teeb vea siis Marko Truusalu vastu. Mängu seis endiselt 0-0 ehk siis skoor avamata. Ja Rasmus Munskit mängib veel juba palli käega. Ja karistusreegel asub Ervin Stüpp. Esimene periood on lõppenud tänases esimeses meistriliiga mängus omavahel koos SK Kurenemat ja BSC Tander Häkker ja mängu juhtimas siis, mängu ei ole juhtimas kumbki, ehk siis mängu skoor avamata, aga nüüd palun vastu võtta meie rannajalgpalli tantsutüdrukud.
Rannajalgpalli tantsutüdrukud, daamid ja härrad. Mänguseis on 0-0 ja algamas on teine periood. Omal koos valitsev Eesti meister SK Kuremat ja nii-öelda läinud-aastane hõbemedali omanik Sander Häkkar. Ja tegemist siis tänase etapi esimese rannajalgpalli meistriliiga mänguga. Ja SK Kuremat siis värava suur siis vahetuse teinud. Ja Raul Rannik on asunud Markus Lukki asemele väravasse. Teisel pool siis endiselt Roland Rink. Ja pole välja öelnud neid kohtunikke, kes seda mängu on vilistamas, ehk siis peakohtunikuks Andres Jahimaa, ülejäänud kohtunikud Roland Meride ja Andrei Brõtkin. Joika Feilinen kasutaa. Feilinen saa. Ja kollase kaardi väärilise peateelt siis Ernest Tüft. Rasmus Mõtskindi vastu. Karistuslöögile asub Kristjan Marmar.
Okay, open up your bubble gum, let me see your bumper. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp and re-lick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang 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 killer. Nibble tip good liquor, boy like a dribble. Nibble on my dick, why you tripping? I'm a crazy individual. Never do minimum drop-ins, barely too damn bitch talk much. I don't want interviews. Trying to get into you, to make you my enemy. Not playing at the bitch. Asking you to breathe. Bubble butt, bubble 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 butt, bubble butt, bubble 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 butt. Ja siin olukorras võeti siis Ingemar Teeveril käsi ja lööma asub Ervin Stüpp. Turn around, stick it out, show the world you got it. Appi taga! Yeah. And she wanted to undo her sister. From a room and I gave her a sit for some and then the juice mixed up with hard liquor. When it was slow and she wanted it quick, I told her I'd make her like rich. I said, Kristel Marmor avab skoori ning Kesk-Kaugur Venemata on astunud juhtima 1-0. Slow and she wanted it quick. I told her I'd make her like rich. I said, ja avalduseks, kas JKFL-i esindaja saaks ja kohtunike terki tulla, et protokolli täita. Ja paluks Gromteksi esindajad ka siia. Ajal kui karistus kõigil asub Gregor Sedrik.
Gregor Cedric. Girl, me love you more while you believe me, so please never leave me. Baby, come and let me really make you wine like a gypsy. Anytime you come and she miss me, she said the love she offered me some mystery. She hold me like a baby and kiss me, hold me like a really miss me. Hold me like a epilepsy, even if your family has stressed me. Don't be me, I don't feel no pressing. You want me as the people that will bless me. Me say you are the love of my life, girl, me not free you to be my wife. Even though you be good at that.
2-1 juhtima. Ja siis 2-1 viib juhtima BSC Tandre Häkkeri. Ja selles vist 1,5 minutit enne lõppu. Pisut varem, mõni minut tagasi lõi peaga värava Edvits Tühv ja kõigepealt SK Augur Enemati viis juhtimises Kristjan Marmori kauglöök, seda samuti teisel perioodil. Nii et hakkame tasapisi siis mänguga minema, elame sisse ja loodetavasti siis päev jätkub meil kõrget ette, nii et vabandused kõikide pealtvaatajate ees, kes seda ülekannet siin ootasid ja vaatame nüüd siis. Ja nüüd Aleksei Kalkin ilusti võtab ise Juhalt palli ära ja võtab tempo maha, ei saanud ette minna tagasi väravaht Roland Ringi kaudu, kes on ühtlasi ka siis võistkonna kapten ja mängib vasakule Gigaste. Tegemist siis jah, tabeli liidrite kohtumisega pärast 2 vooru Auguril kirjas siis 2 võitu ehk täisjõudu 6 punkti ja Tandre Häkker sai esimeselt etapilt siis kirja võidu ja tegelikult üllatus kaotuse 1 jalg värava võistkonnalt. Aga jah, no muidugi siin liidritest selles mõttes vara rääkida, et kõikidel võistkond võetud 2 mängu, Martin Mütt nüüd ja Rink on vahel seal. Hea tõrje praegu Roland Ringilt, pääses Martin Mütt soodsalt positsioonilt löögile, aga jah, Roland Rink oli valvel ja selle ära võttis ja nüüd tundub, et on seal viga saanud pisut, kas Erol Gigaste tundub, ei näe praegu numbrit, jah, Gigaste see on, aga saab küll püsti, aga palub vahetust ja tuleb Bruno Roosnurm tema asemel siis mängu. Ühtlasi Augur Enemat siis ikkagi tiitlikaitsja ja valitsev superkarika võitja ja Tandre Häkker siis mullune hõbeda meeskond, nii et igatepidi Eesti rannajalgpalli eliit praegu siin platsil on. Rink pikk pall ette Kalkin suunas, Kalkin saab jätkata, aga Roosnurm, kas saab löögil sealt? Ei saa, Mütt on seal vahel natukene see haiget ka, aga siit tuleb Jesper Juha vasakuga ja oli kas nüüd otsis Mütti või proovis lüüa, mine võta kinni, aga ütleme, et kumbki otseselt välja ei tulnud, pall läks mööda ja Mütt selleni ka ei ulatunud ja Rink saab uuesti palli mängu parannab Bruno Roosnurm. Pikk ette ja läheb üle värava ja Rauno Rahnik peab selle tagant järele minema ja sellega on ka siis esimene kolmandik, õigemini teine kolmandik lõppenud, kuna mäng siin alles algas, siis jah, minu jaoks nii-öelda ülekande mõttes ja Tandre Häkker juhib seda siis 2-1, paar minutit pausi ja siis tuleme tagasi juba viimaseks 12-minutiliseks perioodiks. Ja nii seda meistriliiga tänane esimene mäng on tõsiselt terav. Ja selles mõttes väga lahe hetkel käimas. Algas ilmune otsustav periood. Ja nii, pisikene paus peetud, no tegelikult Tandre Häkker veel natukene seal nõu peab, Auguri mehed on juba väljakul, alustavad siis viimast otsustavat kolmandikku viisikuga väravas Markus Lukk, platsil siis number 19 Taavi Tammo, number 7 Marko Truusalu, number 33 Ingemar Teever ja number 8 siis seni nende võistkonna ainukese värava autor Kristjan Marmor ja Tandre Häkker paneb vastu siis viisiku väravaks number 1 Roland Rink ja platsil number 8 Erol Gigaste, number 5 Aleksei Kalkin,
number 14 Henri Remmelgas ning number 17 Bruno Roosnurm. Ja Tander Häkker siis 2-1 juhtimas ja 12 minutit minna ja see on väga, väga tähtis mäng selle hooaja ja tabeliseisu kontekstis ka. Sellepärast, et kui Augur peaks selle võitma, siis libiseb ta juba Tanderist 6 punktiga ette, mis muidugi hooaja nii varajases faasis midagi katastroofilist ei ole, aga ütleme abiks ikka Augurile. Truusalu ette ja otsis marmoritega, läks natukene pikaks ja mängib tagasi väravahil ja tähelepanelikumad vaatajad kindlasti nägid, et Augur vahetas siis väravahti Markus Lukk nüüd võib öelda, et tagasi platsil, sest tema mängis ka esimese kolmandiku, teise kolmandiku tegi siis Rauno Rahnik. Lasi ka ühe palli sisse, aga seal muidugi Rahnikule midagi ette heita oleks patt, et lähedalt pealöök tuli ja tal jäi, ütleme, väljavõtmise vaevselt võrgust. Ja nüüd Auguri see rünnak jookseb liiva ja hakkab Tander Häkker tagasi taas tulema Kigaste väravahi kaudu. Ühe korra väravaht võib siis kätte võtta oma meeste söödu, kui vahepeal vastane pole puutunud. Kigaste ja Lukk on ees. Päris terava nurgalt tuli ka nüüd Kalki paneb käärid vasakuga ja põrkega üle Markus Luku ja on olemas 3-1. Aleksei Kalkin siis teine värav juba täna ja ütleme mängiv treener ja ilus debüüt tegelikult ühtlasi on see jah. Kalkiniga debüütmäng Tander Häkkeri särgis siis esimesel etapil ta kaasa ei teinud ja eelmisel aastal sellesse võistkonda ei kuulunud, vaid osales hoopiski Läti meistrivõistlustel, kui minu andmed ei peta ja üle-eelmisel hooajal mängis Eesti liival ja oli siis Väliskaari meeskonna vedas siis meistritiitlini ja valiti ühtlasi ka hooaja parimaks mängijaks, aga jah, siis too võistkond lagunes eelmiseks hooajaks, no ütleme, läks lihtsalt laiali ja siis Kalkin ka läks uutele jahimaadele, nüüd siis otsapidi tagasi Eesti liigas ja Tander Häkkeri võistkonnas ja päris edukas algus on olnud. Teever nüüd ei leia äärevelt marmorit. Lukk ja eksib natukene välja tulekul ja Kevin Sooaluste lööb siit ära ja 4-1. 4-1 ja Tander Häkker tundub, et võib öelda isegi, et on purustamas praegu tiitlikaitset Augurit, et kuidagi ootamatult Augur on siin lagunenud ja see värav, see läheb siin pigem küll, võiks öelda, et väravahi hingele natukene, et välja ta tuli ja pallist kuidagi ütleme mööda või üle jooksis igatahes jah. Lõppkokkuvõttes Kevin Sooalustel ei olnud muud kui tühja lükkamise vaeva 4-1 siis ees. Vaatame, mida Augur siit välja võlub. Martin Mütt ja Rasmus Munskind panevad palli mängu. Mütt siis tõstab ja Munskind vaatame, kas proovib kohe lüüa või tuleb siit mingi huvitav liikumine. Ja ei löö kohe. Ja ei tulnud siit üldse midagi, ilmselt selline plaan päris ei olnud ja Munskind tagasi väravahile. Lukk. Viskab palli maha. Juha. Uuesti Lukule. Jala peale võib siis väravahile loomulikult mängida, aga jah, kätte võib võtta puurivahti ühe korra oma meeste söödu nii-öelda ühe rünnaku jooksul või ühe sellise palli valdamise jooksul. Tuleb nurgalöök Augurile, Munskind läheb seda andma. Pikad mehed Mütt ja Jesper Juha, siis number 13, on seal väravall ja õhujõud korralik ja korra Munskind läks valele poole, aga kohtunikud suunas ta ikkagi teisele poole seda nurgalööki andma. Ja tuleb madalalt, Mütti otsis, aga seal Roosnurm oli kenasti vahel ja neutraliseeris tolle olukorra. Joosep Juha. Munskind ja mängib ise palli Roland ringis ülle. Aga ringil pole kohe kiiresti kuhugi avada. Stüff uuesti väravaht. Nüüd tuleb pikem palli ette Edvin Stüff. Ja ei saa korralikult pallile pihta. Ja tegi Joosep Juha vastu vea ka Edvin Stüff ja saab siit Juha siis kaugelt karistuslöök ise proovida. Vaatame, kes otsustab ka pealelöögi kasuks või tuleb selline sööt sinna ettepoole igatahes. Löögikoridor tuleb vabaks teha, nagu ikka rannas ja on ka iseenesest selles suhtes variant pealelööki proovida, et kaugus väravast ei ole väga kauge, et selline mis ta seal on, karistusala lipu juures täpselt, see on 9 meetrit väravast teisele poole, ütleme siuke 26, 27 meetrit umbes on, nii et
hea jalaga, hea löögiga võib siit panna küll. Ja Juha lööb, aga see läheb väga palju üle ja sinna ütleme ikkagi mere poole rohkem. Pallipoistel ka natukene jooksmist nüüd. Tink remmelgas. Ja Juha on hästi vahel sealt. Juha jäi selle palli peremeheks siiski, jah. Ikkagi remmelgas nii palju töötas tagasi, nüüd Edvin Stüff lükkab väravahile. Pikk ette, Edvin Stüff. Ja tulevad kääri taga, seal on Martin Mütt vahel. Ja nüüd Tander Äkkeri laut ja Edvin Stüff. Viskab selle palli ja otsis vend Ervinit, aga Ervin selle palli peremeheks ei jäänud ja väravat lukk on nüüd päris kaugele seiklema tulnud. Ja söödabki otse vastase rinna peale ja kohtunik fikseerib sealt käe. Edvin Stüff ei taha üldse kuulda juttugi, et tema arust oli puhas õlg. No mina siit seisukohta võtma ei hakka. Ütleme, see kahe vahel tundus olevat, aga jah, igatahes kohtuniku oma sõna on öelnud ja fakt on see, et Augurile tuleb siit karistuslöök ja Kristjan Marmor paneb selle palli paika, vana hea liivaloss ka ja saab siit proovida. Ühe värava täna Kristjan on siis löönud. Vaatame, kas tuleb teine. Et ja huvitava dünaamikaga see mäng oli, Augur läks 1-0 ette ja siis on Tander Äkker löönud 4 väravat vastu ja läinud seda kohtumist 4-1 juhtima. Tabloo ilmus ka meile ja näete sealt kenasti skoori. No nii, Marmor väga pikk hoovõtt tuleb. Ja Marmor lööb otse ringi peale, siit tuleb nurgalöök. 8 minutit ja 40 sekundit siis selle kolmandiku ühtlasi hetkeseisuga ka mängu lõpuni. Kui peaks juhtuma, et Augur tuleb siit viigi peale näiteks 4-4, siis järgneb lisaaega, aga seda vaatame siis juba jooksvalt. Marmor proovib kaugelt, aga Erol Kigaste on ees. Juha proovib kasti murda, aga ei sealt Kalkin võtab palli ära. Cedric ette, Kalkin paneb kohe käe ära, aga ei saa korralikult pallile pihta ja Mütt oli ka julgestamas. Ja tagasi lukule, lukk nüüd pikk ette. Joosep Juha üritas peaga jätkata, Mütt oli sinna avanemas värava keskel, aga ei saanud korralikult pihta ja natukene ise ka pahandas Juha endaga ja sealt liiva pihta lõi. Selle märgiks ja nüüd lukk pudistab. Küljaud Kalkini. Jah, Tanderile, mida siis Kalkin viskab. Ja Erol Kigastet otsis ja Kigastet segati käärlöögi ajal, tõugati selga ja siit järgneb siis karistuslöök. Või oleneb, kas oli päris seal oli vist kasti sees isegi, ehk siis kast rannas on need kollased lipud, kui te näete ekraanilt, siis see on karistusala joon ja tundub, et lähebki Henri Remmelgas siis nende joonte vahele keskele ja järgneb siis penalti. 9 meetrit kaugust väravast ja Henri Remmelgas versus Markus Lukk. Suurepärane variant nüüd siis Tander Äkker 5-1 juhtima viia Henri Remmelgal. Selles mängus veel skoor avamata temal. Nii, Henri Remmelgas versus Markus Lukk. Remmelgas lööb ja latti alla ära ja 5-1 on see mänguseis nüüd ja vägisi tundub, et Tander Äkker ikkagi siin 3 kiiresäbe näoga lägedas värava seest kaadrit ka sellele pall umbesse kaamera poole peaks tulema. Päris ristnurka ei tulnud, ikkagi ristnurkast ja natukene puudu, aga tugevalt latti alla ja väravast oli võimetud olles olukorras. 5-1. Tablool viimane kolmandik käimas ja vägisi tundub, et ikkagi Tander Äkker siit Augurile hooaja esimese kaotuse, kingib on võib-olla vale sõna, aga ütleme, neile esimese kaotuse tabelisse kirjutab. Kuusalu kaugelt, aga läheb seal mööda. Ja näha on, et Auguril on kiire, Marmor juba ise viskab palli väravahile. Link pikk ette, aga Lukk hästi luges ja noppis selle palli. Jätab Taavi Tammole.
ka siis vanad Peugeot võistkonna mehed, samuti Marko Truusalu, kelle käes pall nüüd, aga Peugeot võistkond ka samuti pani nii-öelda pillid kotti siis eelmise hooaja eel ja need 3 meest siis ja tegelikult ka Ingemar Teever, Augur Enemati ka liitusid ja ikkagi rannajalgpalli karjääri jätkasid. Truusalu ei ole käiku ettepoole, Ervin Stüff hästi teeb kaitset ja sunnib taas Truusalu Lukule mängima. Lukk kaugelt nüüd, Lukul on ka hea löök, ta on aastatega löönud oi kui palju väravaid just ütleme, arvestades siis ametit ehk väravavahi positsiooni. Luku jalga on löönud nii koondises kui ka siin Eesti liigas ka valusaid väravaid ja ilusaid loomulikult ka. Roosnurm ja Lukk nüüd tõrjub vasakuga hästi. Tundub, et Marko Truusalu tolles olukorras sai seal haiget paremast Sääre Marjaks, kes hoiab kinni. Loodame, et tullu ei ole, samm on küll esialgu kange, vaatame, kas jätkab või palub vahetust esimese hooga, muidugi pingi poole ta ei vaata. Edvin Stüff samal ajal juba valmis siis nurgalööki mängu panema ja tundub, et Truusalu kõige vapralt jätkab. Tuleb Stüffilt pall sinna värava ette, Roosnurmi pead otsis, aga Lukk oli seal hästi rusikatega vahel. Nüüd Lukk ette, Ervin Stüff vahel. Truusalu. Kõrge palli ette, Marmor peaga edasi, aga seal ääre peal ei ole mitte kedagi, Teever oli ka üpris tema selja taga ja seal oli jah täitsa tühimik. Tulemas Tander. Ervin Stüff. Ei saa löögile, Tammo on ees. Nüüd üritab kääri peale võtta, tulevad käärid, aga ei löö pallile pihta ja tulemas Augur Truusalu kaudu. Tammo. Ja värava ette ja Roosnurm lükkab väravaile selle palli, rink nüüd ette. Ervin Stüff. Ja Marmor tuli sinna olukorda vahele, tundub, et sai haiget ja Stüff sai samuti haiget. Aga palli igatahes Marmor sealt üle küljejoone lükkas ja nii-öelda rünnaku peatas ja nullis. Natukene meestel tundub, et jalad seal kokku käisid, aga siit teiselt poolt platsi vaadatuna pigem midagi hullu ei olnud ja mõlemad on juba püsti ka. Aga ikkagi jah, siit viga Auguri kasuks ja Marmor saab siis oma poole pealt kaugelt sügavalt oma kastist isegi võiks öelda, saab proovida siis karistuslööki. No ega siit pealelöök tuleb ilmselt muud mitte. 5.28 näitab tabloo siis mängu aega selle kolmandiku ja ühtlasi ka mängu lõpuni. 4 väravat vajab Augur Enemat. Ja Marmor ei löö, Munskindile lükkab ääre peale, sorry, Joosep Juhanse. Aga Kalkin võtab ära, kannaga sööt ka ette veel Cedric. Ei saa löögile ja Joosep Juha töötab tagasi. Juha ette mütt rinnaga. Ja nüüd kohtunik, kas tundub, et läheb tasku kallale ka. Ja kollane kaart Gregor Cedricule siis selle rünnaku maha võtmise eest. Ja tegelikult ei ole see mängu esimene kollane kaart, sest siis kui ülekanne ei käinud, sai kollase kaardiga Ervin Stüff Thunderi meeskonnast ja Auguri poole pealt siis Marko Truusalu on ka kollane kaart all nii-öelda. Ja nüüd Joosep Juhal juba palju parem löögikoht. Marmoril mõni hetk tagasi oli, et poole väljaku pealt see ei ole eriti pikk maa vastaste väravani seal üks kuskil 18 meetris ja sealt annab vajutada küll. Ja nii, ikkagi traditsioonilised rituaalid. Iiva Loss künka eest kõik puhtaks, tasaseks, tagant ümberringi samuti. Ja Joosep Juha on valmis. Roland Rikk vastaste väravas. Ja Juha lööb madalalt. Läks sellise, ütleme, võib-olla kavalama
kavalama löögi peale, mitte täiesti jõust vajutama, aga läks 1,5 meetri jagu mööda ja Roland Rink vaid saatis seda palli silmadega, polnud enamat vaja. Nüüd tulevad Kigastelt käärid, aga ei saanud nii korralikult pihta, et värava peale suunata. Lukk kohe kiirelt ette. Martin Mütt, aga sealt 2 mehega Tander saab selle palli kätte. Cedric väravahile, avab ära peale kohe Kigastele, Kigaste rinnaga Cedricule. Mütt on seal tema vastas ja Cedric uuesti väravahile. Kigaste ja teeb ikkagi siit Munskindi vastu vea ja Munskind ka saab siis palli liivalossi pealt mängu panna. No siin ütleme, aega ehitada meestel on, et sellistes olukordades mänguaeg seisab ja ei pea nii-öelda tagant ennast kiirustama, et saab rahulikult võtta, valmistuda ja proovida ikkagi neid karistuslööke väravateks vormistada. Munskind vajutab ja päris hästi posti kõrvale läks, aga Rink toob ära ja pall käis ikkagi legendaarse fotograafi Ants Liiguse valduses vahepeal oli. Joosep Juha nüüd nurgalööki andmas, Mütt on kastis ja Munskind läheb sinna samuti. Jesper Juha ja Markus Lukk siis tagapool palli ootamas, ilmselt see kasti läheb ja tuleb sinna, riputab Müti pea peale, Mütt saab lüüa ka, aga otse ringile sülle suurt ohtu ei kujutanud. Kalkin ja Remmelgas vormistab joone pealt ära 6-1 ja Tander Häkkerile. No nüüd mina julgen küll 3 punkti ikkagi tabelisse ära kirjutada. Mis siis juhtus? Juhtus see, et ääre pealt Lukk läks väravast välja, üritas seal seda söötu vahelt lõigata, see ei õnnestunud. Kalkin jõudis esimesena pallini, sai vasakuga riputada värava alla, sealt juba Remmelgas ja no see ei olnud isegi meetri pealt, see oli 26 sentimeetri pealt varbaga koksas väravasse ära ja see oli üks elu lihtsamaid väravaid sellele mehele kahtlemata ja Munskind proovib kaugelt kohe lööki, aga jah, 1,5 meetri jagu üle ristnurga see vihises. Ja nüüd väike ebakõla siin meeste vahel. Juha tegi korra näo, et vajutab kaugelt, aga lõppkokkuvõttes tuli selline suhteliselt arusaamatu ja ebamäärane lahendus. Mütt hästi katab praegu palli Egert Heintare eest. Egert Heintare ka siis ütleme, isegi kui nüüd tähelepanekud on õiged, siis esimest korda väljakul selles kohtumises, et sai ka lasti see mees ka platsile, siis kui mänguseis võib öelda, et ikkagi on otsustatud, et ei kuulu praegu Tanderi sellise põhijõu, põhirivistuse, põhirotatsiooni sisse. Aga kindlasti ka saab siin oma head minutid mütata ja miks mitte järgmises mängus juba rohkem, kui hästi tegutseb. Edvin Stüff ja vedas natukene selle palli endale kinni liiva sisse, ega siin liiva sisse vedamine ei ole, ütleme, kõige lihtsam ja võib-olla ka kõige mõistlikum plaan, et rohkem õhust mängida. Sooaluste mureb hästi kasti sisse, aga pall väravati seal ei olnud mitte kedagi. Edvin Stüff. Ervin Stüff siis vend Edvinil ja proovis käärlööke, aga Joosep Juha oli ees. Martin Mütt võtab ise ette, aga Heintare blokeerib ja Rink jõuab selle pallini enne otsajoont ja väldib siis nurgalööki, natukene läks liiva silma ka ja mees on sunnitud ikkagi üle küljejoone palli viskama, et pisut end koguda. 1.59 siis jääb veel mängida seda kolmandikku ja üldsegi seda kohtumist. Tegemist siis rannajalgpalli meistrivõistluste teise etapi meistriliiga päeva esimese kohtumisega. Näitame veel siis otsepildis siit järgmisena kohtumist üksjalgvärav.
1-jalgvärava ja Nõmme võistkonna vahel ning siis kell 15:15 ajakava järgi uuesti Thunder Häkker platsil ja vastaseks seekord siis Saue jalgpalliklubi. No ütleme, et ajakava järgi see järgmine kohtumine peaks algama või pidi algama juba 13:30, nagu kella pealt näeme, siis kell on juba 13:30, 6:35 ehk siis ajakava on natukene nihkes, kuna siin ütleme hommikused esiliiga mängud läksid siin penaltiseeria peale ja natukene need asjad siin venisid, aga no ütleme siis põhimõtteliselt suhteliselt kohe pärast selle mängu lõppu algab siis järgmine kohtumine, et eks see kellaaeg enam nii-öelda nii täpne ei ole, aga laias laastus mõned minutid siin võistkonnad saavad kindlasti sooja teha ja siis hakkame uue mänguga pihta. Nüüd Tammo Truusalu kaugelt, aga või no ütleme, mitte võib-olla isegi nii väga kaugelt enam, aga rannajalgpalli siin väljaku kontekstis, aga igatahes mööda see pall läks ja tuleb ka Thunder Häkker ka vahepeal väravavahti vahetanud Margus Koppel saab ka siis ikkagi mõned minutid siin kirja ja esimesed pallipuuted juba samuti. Tea, kas see on nüüd seotud sellega, et Roland Rink seal palli auti viskas ja võib-olla natukene tal liiva silma läks või muud moodi endale kuidagi liiga tegi või antakse lihtsalt Koppelile siin ka ikkagi mängu rõõmu ja mängu kogemust. Tammo Teeveri kaudu, uuesti Truusalu. Ja ei mõistnud Tammo ja Marmor teineteist või õigemini lihtsalt Tammo sööt läks natukene pikaks. Kigaste proovisid efektselt kannaga Remmelgale jätta, aga see välja ei tulnud ja Marmori käes uuesti pall. No eks siin on see viimaste sekundite lihtsalt ära tiksumine. Seis on ju selge, Thunder Häkker 6-1 ees ja siit hooaja teise võidu võtab ja Marmorilt kaugelt hea löök ja Margus Koppel saab ikkagi ka oma oskusi ja parimaid tõrjeid nüüd näidata. Tammo pikk out ja Truusalu jätkab peaga, aga Koppel selle püüab hõlpsasti. Ja Aleksei Titenok ka lõpuks sai siis platsile, aga sellega ongi kohtumine lõppenud. Thunder Häkker kirjutab siit tabelisse 6-1 võidu, SK Renemaa tiitlikaitse saab siis hooaja